meie elus, räägime ka seekord sellest, miks tasuks vältida ja hoiduda inimestest, kes teist tekitavad tunde, nagu te ei olekski midagi väärt, nagu teie saavutus ei ole üldse oluline, või võtavad ära teilt nii-öelda selle hea ja rõõmsa tuju. Või seavad kahtluse alla teie eesmärke. Ega ilmaaegu ei öelda, et me oleme keskmised 5 inimesest, kellega me igapäevaselt kõige rohkem suhtleme. On neid inimesi siis 5 või 2 või 7 või 30, vahet ei ole. Aga nende mõtte- ja käitumismustrid kogu aeg mõjutavad meid. Me omandame nende vaatenurki, me käitume sarnaselt nendega tahtmatult, me üritame, isegi kui me arvame, et neil pole õigus, vältida konfliktsituatsioone ja seetõttu proovime olla näiteks nendele meele järgi, mitte vastu vaielda, mitte kahtluse alla seada. Ja see kõik omakorda, kui mõjutab seda, kuidas ka meie hakkame nägema maailma. Lisaks, kui te olete empaatiavõimeline, siis teie ajus eksisteeriv peegelneuronsüsteem ja suure tõenäosusega ka teised ajuosad korjavad üle ka teiste meeleolusid. See tähendab seda, et näiteks kui keegi on vihane, siis see hakkab ka teile mõjuma läbi meeleolu muudatuste. Aga kõik, mida me ju tajume, me tunneme oma kehas, mis omakorda viib neurofüsioloogiliste reaktsioonideni, mis omakorda hakkab ka meie mõtteid suunama. Või näiteks, kui keegi on pidevalt kurb või keegi kogu aeg kardab, siis me saab samamoodi korjame selle üles. Aga samamoodi ka, kui on teised rõõmsad, ka siis me tunneme seda, kuidas ka see mõjutab meie meeleolu. Ja nüüd tulles selle rõõmu juurde, siis üks väga hea lause on, et ärge suhelge nendega, kes tahavad teilt rõõmu ära võtta. Selle lause kunagi ma kuulsin ühelt väga targalt mehelt, kes seda kuulutas siis, aga see on õige lause. Miks? Sest et see on väga hea indikatsioon, et kui te lähete rõõmsalt